Sa oled öelnud, et taipamine on teadmine, mis tuleb väljastpoolt sind. Kust ta tuleb ja kuidas see toimib? Vot mina ei tea, kust ta tuleb, aga igal juhul on võimalik märgata, et ta tuleb. Kui vaadata distantsi, et kui kaugelt ta siis tuleb, siis tegelikult taipamine ei tule kuskil kilomeetrite kauguselt. Muidu me võiksime näha, kui ta tuleb, eks ole. Aga see, kui ta on pärale jõudnud, siis me saame aru, et ta on pärale jõudnud. Ja kui me teaksime, kus kohast ta asub, siis me saaksime teda nagu võtta, eks ole, ma tean, nagu astuda sinna sisse ja võtta see taipamine. Aga keegi ei oska teha seda. See tähendab, et me saame teha ainult ettevalmistusi selleks, et taipamine tuleks. Kust ta tuleb, vanad teadmised ütlevad, et vana Jumala käest, tema käest, kes kõiki teab, et sealt tuleb. See antakse, vahest öeldakse ka niimoodi. Kes annab, see on igaühe otsustada, kuidas ta nimetab selle. Aga on võimalik suurendada tõenäosust, et antakse? Loomulikult on, sest see on ikkagi, ma ütleks nagu tehnoloogiline protsess, kuidas sa lähened tulemusele ehk taipamisele, kuidas sa oskad sättida erinevad enda teemasid, arusaamisid, oma mälu niimoodi, et jõuda sellesse momenti, sellesse kohta, kus nüüd taipamine tikib. Et see allikas avalduks, hakkaks tööle, et me saaksime sealt ühe osa teadmist endale. Et see on selline nagu hästi peen sättimise teema tegelikult.